Hea vaataja, täna räägime taas ilmutuse raamatust ja nimelt 20. peatükist. Ja siin me kohtame sellise teemaga nagu 1000-aastane riik. Teema on väga erutav, sest viitab mingile konkreetsele valitsusele, mis saabub maailma lõpus. Enne kui hakkan seda teemat lähemalt käsitlema, loeme üheskoos neid tekstiosi. Ja see on ilmutuse raamatust. Kõigepealt siis 12. peatükist ja taevast tõusis sõda, Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega ning lohe sõdis ja tema inglid. Lohe ei saanud võimust ja enam ei leidunud neile aset taevas. Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad. Ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga. Ja nüüd 20. peatükk. Ma nägin taevast alla tulevat ingli, kellel oli sügaviku võti ja suured ahelad käes ja ta võttis kinni lohe selle muistse mao, kes on kurat ja saatan ning aheldas ta 1000 aastaks ning viskas ta sügavikku ja sulges ta luku taha ning pani pealt pitseriga kinni, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni need 1000 aastat saavad täis. Ja ma nägin troone ja neid, kes nende peal istusid ja kohus anti nende kätte ning ma nägin nende hingi, kelle pead olid kirvega maha raiutud Jeesuse tunnistamise pärast ja Jumala sõna pärast ja kes ei olnud kummardanud metsalistega tema kuju ega olnud võtnud tema märki oma otsa ette ega käe peale. Nad tõusid ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega 1000 aastat, aga muud surnud ei tõusnud ellu, kuni need 1000 aastat said täis. See on Jumala sõna. Peamised punktid, mida Piibel selle 1000-aastase riigi kohta õpetab, oleks kokkuvõetavad järgmiselt. Esiteks need, kes ei olnud metsalist kummardanud, äratatakse üles ja valitsevad koos Kristusega maa peal 1000 aastat. Niisiis pühad, need, kes on olnud Kristusele ustavad, osalevad selles valitsuses. Saatan on seotud ja heidetud sügavikku, et ta ei saaks rahvaid enam petta. Tema mõju inimkonnal on ajutiselt, tõsi küll 1000 aastat, siiski piiratud. Seda aega iseloomustab rahu ja õigus maa peal. See periood on ka ajaliselt piiratud. Pärast 1000 aastast möödumist lastakse saatan lühikeseks ajaks lahti. Järgneb viimane mäss ja lõplik kohtumõistmine. 1000-aastasele riigile järgneb uus taevas ja uus maa. No, seda kõik ei ole palju, kuid sündmus ise on äärmiselt värvikas ja meenutab Vanatestamendi prohvetikuulutuste täitumist maa peal. Kõigepealt tuleb öelda, et tegemist on samas ka ikkagi väga optimistliku tuleviku nägemusega. Sõnum saatana aheldamisest ja sügaviku heitmisest oli kreeklastele vägagi mõistetav. See vastas nende kujutlusele titaanidest, kes olid heidetud Tartarusse ja seal aheldatud. Kuid veelgi suurem resonantspind oli sellel kujutlusel juutluses. Varajases kristluses loeti palju hilisjuutlikke apokalüptilisi teoseid. Näiteks Eenoki raamat, Baaruki raamat, 4. Estra raamat ja sealt oli selliseid motiive rikkalikult.
Nii ei olnud 1000-aastase rahuriigi kujutluse aluseks mitte ainult need mõned paar salmi, mida me lugesime ilmutuse raamatust, vaid laiem kujutlus sellest, et tuleb kord aeg, kus kurjuse jõud maailmast kõrvaldatakse ja lõpuks ometi saabub helge, hea ja rahulik ajastu. Nii suurejooneline tuleviku lootus pidi paratamatult esile kutsuma erinevaid õpetusi selle riigi tulekust. Vahel nimetatakse neid õpetusi ladinapäraselt millialismiks, see tuleb ladina sõnast mille ehk aastatuhat, vahel ka hiliasmiks, see tuleb kreeka sõnast hilioi. Meie kasutame selles mõtiskluses edaspidi seda ladinpärast varianti millialism. Tõsi on aga see, et kristlased on selle ajastu saabumise ja iseloomu kohta arendanud välja väga erinevaid vaateid. Ja need vaated on kokkuvõetavad nagu 3 põhilisse gruppi. Kõigepealt premillialism. Siin usutakse, et Kristus tuleb maa peale tagasi enne 1000-aastast valitsusperioodi. Seda vaadet toetavad eelkõige need, kes võtavad ilmutusraamatu sõnumit sõna-sõnalt ja täht-tähelt. Peab ütlema, et baptistide enamus, just eriti Ameerika Ühendriikide lõunaosa riikides, aga muidugi mitte kõik, on põhiõpetuses selles küsimuses just premillianistlikul positsioonil. Nüüd sellele premillianismile vastandub teine suund, amillianism. Milleeniumi nähakse siin pigem sümboolse kui sõna-sõnaliselt võetava perioodina. Seda on nähtud kirikuajastuna, kus pühad valitsevad maise riigi üle. Saatana sidumist käsitletakse siin evangeeliumi mõju laienemisena. Kristuse valitsemine toimub siin vaimselt taevas, mitte füüsiliselt maa peal. Sellist vaadet inspireeris Augustinus ja ka reformeeritud teoloogia. Baptistidele on olnud see omane nende ajaloo varasematel perioodidel ja tänapäeval enamasti intellektuaalselt nõudlikemas kogudustes. Kolmas suund selle teema juures on postmillianismik suund. Selle suuna esindajad usuvad, et Kristuse taastulek toimub pärast 1000-aastast riiki, mille kestel kristlik õpetus ja õiglus järk-järgult levivad ja maailma muudavad. Selle vaate järgi toimub Kristuse valitsemine läbi kiriku. See toob maailmas esile üha suureneva rahu ja õiguse. Ka seda vaadet võib leida Ameerika varasemate baptistide hulgas. Hea vaataja, hoolimata ilmutuse raamatu 20. peatüki erinevatest tõlgendustest leiame me siiski siin väga olulisi konstantseid tõdemusi. Esiteks, Jumalal on ka ajalooline plaan, mille kaudu ta viib lõpule kurjuse kõrvaldamise ja õiguse kehtestamise. Ja Kristuse jüngritel, kui nad jäävad ustavaks, on osa selles plaanis. Nendelegi on antud meelevald ja osa keset maiseid arenguid. Kolmandaks, kurjusele ei ole öelda viimane sõna. Kurjusele tuleb kord lõpp. Saatan seotakse ja võidetakse. Selle lõpu viimaseks akordiks on ülestõusmine ja viimne kohus ning uus taevas ja maa.
Niisiis, hoolimata erinevatest nägemustest 1000-aastase riigi tuleku osas, palvetame jätkuvalt Issand enda poolt õpetatud sõnadega. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda maa peal. Seniks elame me aga nii-öelda aegade vahel, kus viimane lootus ei välista eelviimast lootust. Lootust rahu ja õigluse riigist. Ja vaataja, usaldagem siis seda, kes on tulemas, kuid täitkem oma ülesandeid ka selles eelviimase lootuse ruumis, siin maisuses. Taas kohtumiseni.